Soraineni sageduse märtsikuu saates räägime sellest, milline on seis halduskoormuse ja bürokraatiaga Eestis ja kuidas parun von Münchhauseni kombel end juuksed pidi sellest välja tõmmata. Tere tulemast kuulama järjekordset Soraineni sagedust. Mina olen Maarja Sõrm, täna minuga siin. Oliver Marik. Ja suur rõõm on täna tervitada siin kahte inimest, kes tahavad väga palju ja võtavadki väga palju sõna erinevate vabaduste teemal. Esimene saatekülaline, lihtsalt minule kõige lähemal, on siis Valge Tähe 4. klassi teenetemärgi kavaler, jurist, õigusteadlane ja õppejõud, doktor Käri Ginter, PhD, Soraineni vandeadvokaat ja partner, tervist! Tere, tere! Ja aukülaline on Toiduliidu juhataja ja tuntud Eesti rallisõitja Sirje Potisepp. Ja tere! Ma ei hakka rallisõidu kohta küsima, eks sa võid hiljem täpsustada, aga arvestades isikute profiili, kes meil täna saates on, siis võib see jututeema olla juba etteaimatav. Et ma alustaks võib-olla sellest sissejuhatusena, et ma eile lugesin erinevatest ajakirjandusväljaannetest tulevase koalitsiooni plaani kutsuda kokku ettevõtjate nõukoda, kes siis hakkaks neid nõustama selles, kuidas bürokraatiat ja ülereguleerimist vähendada. Et mina olen 20 aastat tööelus vähemalt olnud, et ma kuulan seda iga kord, kui mõni koalitsioon tuleb, et kas see on nüüd midagi uut või mis meil lootused on selles küsimuses? No ma võin alustada siis. Yeah. Et jaa, mul on väga pikaajalised kogemused ka erinevate regulatsioonide ja taoliste teemade osas, et võin öelda nii palju, et eelmisel siin vast mingi 10 aastat tagasi juba nullbürokraatia tegelikult projekt tehti ja ma võin öelda, et seal oli isegi positiivseid tulemusi. Kui täna küsida konkreetselt, mis seal vähemaks võeti halduskoormuste osas, ma ütlen ausalt, ma ei mäleta, sest ma ei valmistanud endale seda punkti tänaseks ette, aga üldise halduskoormuse vähendamise teema on minu jaoks natukene juba saanud nii-öelda naljanumbriks ja selliseks poliitiliseks heaks jutupunktiks, aga mis seal tegelikult teha annab, et olgem ausad, kogu halduskoormuse kasv, mida mina näen, eriti viimastel aastatel, erinevate eelnõudega, see algab Brüsselist. Ehk et mis halduskoormust me Eestis siis vähendame, kui me Brüsselis laseme juba erinevatesse regulatsioonidesse kõik selle sisse kirjutada. Ja meie sektoris on näiteks alates F-gaasidest, mida kasutatakse külmutusseadmetes, külmladudes, kuni ESG aruandeni välja on ju. See 1300 rida, see ei ole kusagile kadunud, aga lihtsalt ma jällegi mõni päev tagasi ma nägin, et meil on valmisolek ESG aruandluse kohustust lükata ka mõni aasta võrra edasi, eks ole. Et ettevõtted saaksid natukenegi hingamisruumi ja natukenegi võib-olla kogemusi, et need ettevõtted, kes meil on ESG aruande teinud, ehk et suured ettevõtted, kes on ette valmistanud ja kohe läheb see keskmistele ja väikestele kohustuslikuks, siis need on öelnud, et ei ole kerge. Et isegi suured ettevõtted, kes kogu oma tiimiga on ju panustavad selle 3 ESG valdkonda, et see ei ole kerge ja loomulikult minul tekib küsimus, kellele seda kõike vaja on, kes seda infot hakkab üldse analüüsima, kujutage ette, 27 liikmesriiki, tuhanded, 10 000, 100 000 ettevõtted, mis on selle eesmärk ja mis on selle tegelik tulem? Ma siin haakun kohe külge, et internet tõi mõne aeg tagasi minule sellise lause, et kui Euroopa teeb oma armee, siis kindlasti ta teeb seda koos sookvootidega, biolagunevate tankidega ja iga pataljon peab esitama oma ESG aruande. Et selline mõte jooksis läbi, aga mis puutub seda nagu ettevõtjatega konsulteerimist ja erinevate kolleegide kokkukutsumist, siis ma arvan, et Eesti ajaloos on sellest olnud positiivseid näiteid. Näiteks haldusreformi puhul ei istunud ka laua taga ainult ametnikud, vaid istus ikkagi väga suur osa kogukonnast ja haldusreform sai ju tehtud, kas ta sai nüüd hästi tehtud või halvasti tehtud, aga ilmselt tagasi ei igatse selle eelsesse aega keegi. Aga nalja teeb muidugi, et meil on siin riigireformi sihtasutus ja muud asjad, kes on hästi palju ettepanekuid genereerinud, ega ma ei tea, palju nendest siis ellu sai või mitte. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et see on õige suund, et see, et minevikus ei ole olnud suuri edulugusid, ei tähenda seda, et me peaks seda jälle uuesti proovima.
Ei, kindlasti on nullbürokraatia puhul olid ikkagi edulood ja meil on ootus loomulikult sellele, aga minu küsimus oligi see, et me peame hakkama Euroopa tasandil nagu ka enda ettevõtete ja oma nii-öelda riigi ja oma kodanike eest rohkem seisma ja sealt juba vaatama, mis on mõistlik ja mis ei ole mõistlik. Kui me seda ei tee, siis meie ettevõtted lihtsalt ja ettevõtjad lihtsalt upuvad bürokraatiasse. Siin on üks küsimus, mida võib-olla eestlased väga hästi ei taju, aga Eesti, Läti, Leedu, Malta ja nii edasi väikeriigid, kui me tahame Euroopa poliitika kujundamises kaasa lüüa, siis meil on päris suur võim, sest Eestis on Sirje ja selle ametniku vahel, kes läheb Brüsselisse meie seisukohti välja pakkuma, ongi ainult üks telefoninumber. Aga mis meie nõrkus on siis see, et me ei valmista ennast piisavalt ette, me ei briefi seda konkreetset ametnikku sellest, mis on siis sektori põhilised probleemid, kas on keskkonnale kahjulik või keskkonnale kasulik ja siis nagu siinkohal võiks endale tuhka pähe raputada, et võib-olla see, et Toiduliidu eelarve võiks olla vähe suurem, me saaksime teha korralikud toimikud ja minnagi nagu paremini seda tutvustama ja mitte ainult Eestis, vaid Eestis, Lätis, Leedus, võib-olla Maltas, äkki Soomes, ehk siis meil on võimekus Euroopa tasandil seda rumalust pidurdada, me lihtsalt ei kasuta seda tõhusalt. Aga võib-olla enne kui me edasi vaatame, siis ma pakuks välja, et vaatame korra tagasi, et meil on laias laastus 30 aastat on olnud taasiseseisvunud Eesti riiki, me saime 90. alguses mõnes mõttes siukse puhta lehenda kätte, et me saime seda õigusruumi hakata enda soovi järgi looma ja meil ei ole selle tõttu mingeid siukseid väga vanasid rudimente, mida me oleksime pidanud hakkama hävitama või neid likvideerima, et kui vaadata tagasi nüüd sellele 30-aastasele perioodile, siis kas see, et meil tänasel päeval on siuke palju bürokraatiat või et halduskoormus on suur, kas on selle tulemus, et me ei ole viitsinud selle 30 aasta jooksul teha mingeid revisjone või nii-öelda järelkontrolle ka normidele, mis kehtivad ja selle 30 aastat on kõik ladestunud nüüd ja vahepeal me ei ole soovinud millestki nagu lahti saada või midagi likvideerida? No minu isiklik arvamus ja tunnetus on küll selline, et võib-olla siin on teil õigus ja võib-olla me oleme ise ka teinud lihtsalt selliseid jätkusamme juurde mõtlemata, mis meist tahapoole nii-öelda jääb. Et sellist väga hästi mulle haakub isiklikult vähemasti see endise aegse või ütleme selle 30 aasta revisjon on ju, mis võiks olla, et ka meie ettepanekud on olnud, just käisin ja kui ma käin Riigikogus rääkimas, siis meie üks ettepanekutest alati on olnud see, et iga seaduseelnõuga, jälle ma lähen nagu hästi praktilisse poolte sisse, et iga seaduseelnõul peab olema tehtud mõjuanalüüs ja seal mõjuanalüüsis selgelt välja toodud, kuidas see ikkagi seda ettevõtlussektorit või ettevõtteid kaasa aitab. Paraku meil on ju vastupidi, et me näeme väga sageli eelnõudest, kuidas see kitsendab ettevõtete tegevust, kuidas see tekitab ebavõrdset konkurentsi ja mõjude analüüsi. See on nagu naljanumber, et seda justkui tehakse üha vähem, aga ootused selles osas ja meie nõudmised selles osas on üha suurenenud. Nii et ma võtaks siit võib-olla kaasa kaks sellist mõtet. Üks mõte on see, et tõepoolest, kui sa tekitad uue regulatsiooni, siis on ju ka seda välja öeldud, on ju, et siis midagi peaks nagu ära kaduma. Aga meil ju ei kao, et meil muudkui summeerub, ehk et seesama siis eelnevate aastate või aastakümnete revisjon, et tegelikult ka võiks selle revisjoni ära teha ja teine siis, et kui me teeme uusi regulatsioone juurde, et need oleksid ikkagi mõistlikud ja arvestaksid eelkõige ka nende huve, keda need regulatsioonid konkreetselt ja seadused konkreetselt puudutavad. Et nii nagu meil on teeme ära ja digikoristuspäev, siis meil võiks olla ka halduskoristuspäev, et me vaatame oma haldusnõuded üle. Aga ma küsiks kohe Sirje jutu jätkuks Kärri käest, et sina ka õigusteadlane, jurist ja mis see viimane tiitel oli, et miks meil see mõjuanalüüside tegemine nüüd niimoodi vähemaks on jäänud samal ajal, kui õigus nõuab, et neid rohkem peaks tegema? Ma ütleksin, et see haakub tegelikult sellega, mida Oliver küsis, et mis on 30 aastaga muutunud. Kui 30 aastat, ütleme, mina alustasin advokaadile aastal 2000, 8. august, et varsti saab 25 aastat, mõned päevad on veel jäänud, siis meil nagu suurt midagi ei olnud.
ei olnud ja siis sa tegelesid sellega, mis on oluline, sa tegelesid sellega, et sul oleks süüa, tegelesid sellega, et sul oleks kuskil magada, mõnikord sul võis olla küttevõlg, mõnikord ei pruukinud olla ja esmatasandil oli vaja ka riiki ehitada. Ja siis polnud lollusteks aega. Lihtsalt polnud aega, see ellujäämise vajadus domineeris. Ja nüüd, kui sul tekib selline, me ikkagi, ütleme ausalt, ikkagi väga hea elu, maailma mastaabis, siis tekibki selline mõte, et mul on juba see grill ja siis mul on seal see 6 pakk õlut ja aga äkki see grill võib ikkagi põlema minna, et naabril on grill, mul ei ole, siis hakkavad sellised mõttetud tegevused pihta. Ja siis iga see mõttetu tegevus, kui sa korra ei vaata suurele pildile tagasi, siis iga see tegevus on iseenesest millegi jaoks ju teoreetiliselt hea, et võib ju juhtuda, et küünetehnik torkab sulle näppu või ripsmetehnik nagu rikub su silmas midagi ära, aga kui sa vaatad suurt pilti, siis saad aru, et me ei saa seda endale lubada. Ja minu arusaamine on see, et me lihtsalt ei vahi seda suurt pilti. Kui nüüd nende mõjuanalüüside puhul mina arvan niimoodi, et need inimesed, kes neid koostavad, väga paljud teevad seda suure südamega ja siis neid lihtsalt ei loeta näiteks. Ja tundub, et sa teed mõttetut tööd, aga veel rohkem on see, et nad ei saa aru, et see ei ole mingi formaalsus. Et see ei ole mingisugune asi, et ilma selleta ei lähe läbi, vaid et sellel hetkel, kui sa seda reeglit teed, siis sa pead mõtlema, et kuidas see mõjutab Eesti Vabariik, Euroopat tervikuna ja mis muudatus ühiskonnas kaasa toob. Ja enamasti nad mõtlevad, et nüüd see grilli probleem on lahendatud, aga seda, et grillid lähevad kallimaks või tekib mingi muu probleem, selle peale keegi nagu ei tule. Ja siin on hästi palju selliseid näiteid, kus siis mina ütleks niimoodi, et siis nende erinevate reeglite loojad on unustanud ära, et raha tuleb ettevõtlusest ja et palk ei ole välja maksmata kasumi osa, vaid see on lihtsalt üks osa sellest kulust, mis äri elluviimiseks läheb. Unustatakse ära, et väga paljud ärid lähevad pankrotti või nad ei aja seda äri enam Eestis. Ja selles meil tegeletaksegi sellega, et kas sul on mingit tüüpi luuk kuskil sinu äris või kas sa oled esitanud 60 lehekülge, kui palju see Tallinki aruanne oli, üle 100 lehekülge ESG raportit ja unustatakse ära, et aga mingil hetkel see ettevõte võib panna pillid kotti ära minna ja siis see raporti kohustus nagu kuskilt nagu seda palgaraha ei too. Ehk siis nagu suure pildi juures, kust tuleb raha, kuidas teha nii, et seda oleks kõige mõistlikum luua siin ja kuidas siis veenduda, et me seda raha mõttetult laiali ei tuusti ja lõpuks ka see, et need inimesed, kes siin elavad, kes siin toimetavad, nad tunneksid, nendest hoolitsetakse, mitte et neid karjatatakse. Siin on siis ka, jah? Ja mina väga sageli jällegi oma praktilises töös tunnetan nagu seda, et tehes mingit regulatsiooni, seadusandlust, et siis me kuidagi ei mõtle selle peale, et mis see kaasa toob konkreetsetele ettevõtetele, et selles osas ma olen Kariga jumala nõus, lõpp oli juba väga hea ja konkreetne, et me peaksime ikkagi väga-väga oskama kõigepealt ise seaduse kirjutajana, ega seaduse kirjutajad on ka väga erineva tasemega. Ja ma olen ikka oma ligi 20 tööaasta jooksul Toiduliidus näinud ikka selliseid seaduseelnõusid, mida mul on lihtsalt häbi olnud ettevõtetele saata. Viimane näiteks oli suhkrumaks, eks ole, kus võeti eelmine seaduseelnõu, tehti kosmeetilised parandused ja ausalt öelda, seda oli lihtsalt häbi lugeda. Et selliseid seaduseelnõusid satub ka meie laua peale. Ja ikkagi nagu võtta vastutus, et see ei ole normaalne olukord, kui liitude juhid, ja ma ei ole ju üksi, et töötleva tööstuse erialaliite on väga palju ja mina olen kindlasti üks nendest, kes nagu ühtegi seaduseelnõud üle jala ei lase ja ma hoian siis nendel sadadel ametnike eelnõudel näppu peal, kas rohkemal või vähemal määral või siis tunnetades, teen väga suurt koostööd ja väga tihedat koostööd nii Tööandjate Keskliidu kui veel rohkem Kaubandus-Tööstuskoja juristidega, sest ma ise lihtsalt ei suuda neid juriidilise poole pealt läbi ekseldada, küll aga ma pean oskama seaduseelnõud lugeda selles võtmes, et kuidas see mõjutab meie ettevõtteid ja konkreetselt näiteks meie sektorit. Ja seal ma tunnetan küll, et see ei ole normaalne positsioon ja see ei ole normaalne olukord, kui ma pean nagu oma ettevõtjaid kaitsma siis Eesti ametnike eest. Ehk et vaadates seda, mida konkreetne regulatsioon kaasa toob, kas või hinnates konkurentsivõimet ja siin on mul järjest tuua
eriti viimastel aastatel näiteid, suurepärane jäätmereform, millega me praegu veel tegeleme väga suuresti, kus paneb Eesti siis pakendiettevõtjatele kohustusi, mida nad ei ole uneski enne seda näinud ja viib need tükimaad kaugemale, kui Euroopa Liidu miinimum seda nõuaks, raadamise määrused, toiduseadus, märgistamise seadus, mida kogu aeg muudetakse tarbijate nimel, ehk et meie kõigi nimel. Minu käest ei ole kunagi keegi küsinud, kas ma seda vajaksin. Ehk et selliseid näiteid, et kui rääkida, siis kuidagi tulevad meelde väga suures koguses negatiivseid näiteid ja õige vähe positiivseid ja kui küsida, et mis see positiivne näide on, mul ei tulegi praegu ühtegi meelde, aga küll igapäevaelu rikkuvaid nii-öelda negatiivseid näiteid. Negatiivseid näiteid me võime vist palju lugeda, aga Käri oli käsi püsti, aga keegi teab positiivseid näiteid ka öelda, te võite tuua. Ma tahtsin just tuua positiivse näite, et seesama Sirje poolt mainitud paksumaks, et seda on õnnestunud ikkagi väga mitmel korral ära hoida, et see on ikkagi olnud suurepärane saavutus. Ja kui võtta nüüd seda, et siis kõik see jutt, et limonaad pole põhitoiduaine ja limonaadi ei peagi jooma ja nii edasi, et see on täpselt selline ideaalne näide sellest, kuidas oli raha vaja ja siis anything goes, et räägime sellest, mis vaja, see oli kõige lõbusam aeg, sellepärast et kui esimest korda paksumaks lauale tuli, siis oli Reformierakond opositsioonis ja siis oli väga hea lugeda seda, kuidas oli täiesti mõttetu, kasutu, üldse kuhugi ei kõlba. Järgmine ring oli ta koalitsioonis ja siis samad inimesed mitte samad inimesed, uued Riigikogu liikmed siis rääkisid, kui häda vajalik see siiski on ja kuidas ta tervisele kaasa aitab. Ja siis me tõesti tookord tegelesime sellega ja avastasime, et Eesti lapsed rasvuvad hoopis kondiitrite toodetest ja kartulikrõpsudest ja hoopis millestki muust, millega see õigusakti üldse ei tegelenud, see suure pildi juurest ärahoidmine. Aga meil on õnnestunud ära hoida paksumaks, meil on õnnestunud siiski edasi lükata erinevate uute kaamerate ühiskonda sisseviimine, midagi meil on veel õnnestunud ära hoida, Sirje, äkki sa mäletad? Kindlasti on, see on hea näide sellest, et kuidas Karri oskab nagu sellisest, mina olen 2 suhkrumaksusõja sisse pannud kogu oma hinge, ehk et ma teen endale asjad selgeks, sügavalt selgeks ja siis ma lähen, et ega ma ei murdu, aga lõppude lõpuks on ikkagi poliitiline otsus ja tõepoolest suhkrumaksuga ka sellel korral läks niimoodi. Et kui eelmine kord Ossinovski maks oli see, siis sellel korral taheti see Sikkuti maksuks teha ja edu see ei toonud. Et mul on sellest nagu väga-väga hea meel, sest selle mõju oleks olnud palju suurem, kui räägiti nii-öelda limonaadi maksust, on ju. Et ehk, et mõtle positiivselt on Karrilt hea jälle kogemus võtta, et loomulikult need ongi head näited, ma mõtlen veel mõne välja vahepeal. Sul on samasugune näide on ju alkoholiaktsiisiga, eks ole? Jaa, seda küll jah, alkoholiaktsiisi ka, et loomulikult alkohol on eritoode, aga kui me teeme nagu ebamõistlikke otsuseid, siis me lihtsalt näeme, kuidas me suuname raha riigist välja ja minul on väga lihtne küsimus, et kas see on siis õige ja õiglane poliitika ajamine, kui raha me suuname Eestist välja, aga tervisekahjud toome Eestisse ja peame hakkama neid oma taskust nii-öelda katma, aga raha anname me Lätti, on ju. Et nalja pärast ju seal öeldi, et Soomest tuleb ja Lätti läheb, ehk et ka soomlased jätsid Eesti vahele ja käisid Lätist massiliselt alkoholi ostmas. Aga nendest võitudest, kui rääkida nii-öelda, et mida on õnnestunud ära hoida, siis mulle tundub, et see on nagu mõnes mõttes nende sidusrühmade võit, kui me räägime näiteks halduse nii-öelda efektiivistamisest või et kogu see haldusraamistik paremaks muutub, siis selles suhtes ta ei ole nii-öelda ametnikud on oma töö juba teinud, mingi eelnõu on valmis, võib-olla on mingid mõjuanalüüsid valmis, et see justkui see viga, et me tegeleme mingite asjadega, millega üldse tegelema ei peaks, see on ikkagi seal sees, aga nüüd meil on viimasel hetkel õnnestunud käsipidurit ära hoida, et see asi tegelikult ka juhtuks, et kuidas me jõuame sinna, et me üldse ei tegeleks nende asjadega, millega me tegelema ei peaks ja seetõttu just seda nii-öelda ka ametnike töökoormust või halduskoormust vähendada. Absoluutselt peaks see olema eesmärk, et suhkrumaksu puhul näiteks oli 5-astmeline, kui ma nüüd viimati mäletan, ma olen juba selle püüdnud oma peast unustada, sest mul on teised juba teemad peal, aga 5-astmeline haldus, ehk et kui me esitasime juba praktilisi küsimusi, sest selle, ütleme, ära koputamine oli ju väga suure tõenäosusega kahjuks jälle, nagu esimene kordki, aga õnneks läks kõik teistpidi, et siis me ei saanud ühtegi vastust.
ministeeriumist. Ehk et kui sellise halli alaga regulatsioone töötatakse välja ja need tõesti ka nii-öelda ära koputatakse, siis jällegi, et ma tulen juba Euroopa Liidu tasemele, et mis on hästi ohtlik aeg alati nagu liidu juhi jaoks või mina mõtlen selle peale alati, on see, et Euroopa Parlamendi valimiseelne aeg ja meie ju hakkame ka valimisteks juba valmistuma, eks ole. Et need on alati need perioodid, kus püütakse midagi ära teha ja näiteks eelmise korra Euroopa Parlamendi valimistest on meil suurepärane subdirektiiv ehk et siis ühekordse plasti direktiivi teema, mida kinnitati sellise halli eelnõuna, mida minu silmad sellel hetkel veel, kui ma olin umbes 14 aastat Toiduliidus olnud, isegi ei olnud veel näinud. Ja mis see kaasa tõi? Timmermansi juba ammu pole, on ju, meie lakume neid haavu siia maale, et mis see kaasa toob, kui Euroopa Liidu tasandil sellised hallide aladega seaduseelnõud tulevad, erinevad direktiivid või määrused, tähendab seda, et kõigepealt potsatab täiesti ametnike laua peale, kes hakkavad siis sellest püüdma omakorda aru saada. Siis me lähme omakorda ametnikega omavahel riidu, aga tegelikult hakkab kõik hoopiski kõrgemalt poolt, eks ole, Brüsselist, et ka neid näiteid on ja seesama ühekordse plasti direktiiv, meil läks ikka 5 aastat ennem, kui me sellega Eestis nagu ühele poole saime ja selle sisu, ma ütlen teile ausalt, on siiamaale meile arusaamatu. Ma näen siin ruumis on üks Euroopa Liidu õiguse kaasprofessor või kuidas ennast, et mitu korda mainitud Brüsselit ja seda Brüsseli õigusloomet, et nüüd 2 minutit on pausini aega, et kuidas sa võtad selle dilemma kokku, mis Brüsseli suunalt tuleb ja mis me valesti seal võib-olla teeme või mida me võiks paremini teha? No, kui meeleheitlikult otsida midagi positiivset, mida leida Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste tulemustest, siis ma arvan, et see šokk, mis tabas Euroopat, et nüüd ongi nii, et me peame iseenda eest sellisel kujul vastutama, et ma arvan, et see on kindlasti väga teretulnud ja see iseenda naba imetlemise periood nagu saab väikese löögi siin praegu, aga ma ei oskaks seda muud moodi nimetada kui seda, et leitakse, et nüüd mis oli üks hiljutine ettepanek, oli see, et pesumasinate pakend peaks muutuma ka biolagunevaks ja millalgi oli veel see, et äkki peaks lahtised oliiviõlipõdelid restoranides ära keelama ja neid näiteid on veel ja veel, et ma ei ütleks, et Euroopa Liit on kuidagi paha või vale, aga selline kuidas me jõudsime sinnamaani, et suurim innovatsioon on see, et ma ei saa enam oma pudeli alt plastmasest korki kätte, mulle jookseb mahl krae vahele ja leiti, et see nüüd on see, kus Euroopa saab olla maailmale eeskujuks, et mul on tõesti väga raske sellega nagu kuidagi aktsepteerida, oma peas ratsionaliseerida, aga ma jään selle juurde, et suur osa neid lollusid ei saaks teha juhul, kui Eesti, Läti, Leedu, Malta ja nii edasi ametnike tasandil sekkuks piisavalt varakult informeeritud seisukohtadega ja näiteks, mis meie ootused kuskil majal on. Pausi aeg hakkab vaikselt tulema. Kuulata Soreneni sagedust. Täna on meil külas Käri Ginter, Sirje Potisepp ja oleme esimeses saate osas rääkinud päris pikalt sellest, et mis on Eesti õigusloomes ja poliitika kujundamises võib-olla valesti, kus me asju üle reguleerime. Ma arvan, et saate teises osas pärast pausi võiks rääkida siis ka, kuidas me seda kõike ravima võiksime hakata. Et võib-olla positiivne programm, siuke crescendo sinna lõppu. Aga tulge siis pärast pausi tagasi. Soreneni sageduse juubeliaasta eri. Maailm muutub, kui tegutseme. Tere tulemast pausilt tagasi, kuulate Soreneni sagedust. Täna on meil külas doktor Käri Ginter, Sirje Potisepp Toiduliidust ja räägime ülereguleerimisest, reguleerimisest, bürokraatiast, halduskoormusest ja nendest teemadest, mis on siin meil saatekülalistele meil ennelgi hingele. Pean häbiga tunnistama või siis uhkusega, et kuna ma eelmises elus olin ikkagi ka bürokraat, siis mul oli ka oma 15 aastat aega mõelda, kuidas Euroopa Liidust tulevad regulatsioonid ja kuidas nad muunduvad Eesti õigusesse, kas siis seadustesse või määrustesse või kuhu iganes, mis on nende mõjud. Ja me leppisime siin vahepeal kokku, et me saate teises osas rääkisime natukene positiivsest programmist, et mida siis nagu parandada võiks, et muidu on ju lihtne 22 minutit halbu näiteid välja tuua. Ma alustaks sellest, et olles neid saateid siin mitmeid teinud ja rääkinud siin ka Allar Jõksi juuresolekul ja paljude teiste inimeste ja ekspertide juuresolekul sellest, et mida õigusloomes parandada, siis mul on ka tänasest saatest jäänud see mulje, et see nõrk koht natukene, mis siit ka välja joonistub,
on siis tegelikult see, et me ei tee riigi tasandil vähemalt piisavalt palju ettevalmistustööd erinevate Euroopa Liidu direktiivide ja määruste varajastes faasides. Ehk siis meile pannakse mingi hetk siis Eesti riigina lauale võib-olla kokku lepitud pakett, mis üldse meie ettevõtjate ja võib-olla ka riigi vajadusi ei arvesta ja oleme sundseisus. Et minu hinnangul saaks seda palju rohkem vältida sellist olukorda, kui riigisisene kaasamine, sealhulgas ka Riigikogu enda kaasamine ja teiste huvirühmade kaasamine Euroopa Liidu õigusloomes oleks palju varajasem ja efektiivsem ja suuremahulisem. Selle asemel, et võib-olla saadetakse teile üks dokument, öeldakse, mida te arvate ja siis see sumbub kuhugi. Et kas see minu nägemus on vananenud või see võiks olla ka tänapäeval üks nendest ravimitest, mida me võiks kasutada, et võite ise otsustada, kes esimesena vastab. Sirje? Noh jah, ma jäin täitsa mõtlema, et ikkagi me oleme täna sellises olukorras, kus mina juba leian, et nii ettevõtjatel kui ka tegelikult liitude tasandil, mis on liitude, ma julgeksin öelda ka selle välja, et liitude häda Eestis on see, et me ei ole väga pikaealised, ehk et kui ma võrdlen näiteks ennast oma hea kolleegi Soomega, on ju siis meie liit saab 33 aasta vanuseks, aga Soomes on 65, eks ole. Ehk et meil on ka kogemust olnud vähem ja liitude inimkoosseis on kahjuks kulude piiratusega tõesti väga väike ja töömaht on ikka kohutavalt suur. See on tegelikult ebainimlik koormus, mis on, kui seda tööd teha hästi-hästi südamega ja püüda vaadata läbi kõik, mis sinu sektorit ja ettevõtteid võiks puudutada. Et nii ta on, aga mina olen mõelnud ka selle peale, et me peaksime juba tõesti Euroopa Liidu tasandil, et millega jäädakse hätta väga sageli on need samad rakendusaktid, ehk et see materjal, millega siis tagatakse nagu Euroopa Liidus ühesugune tõlgendamine. Et mina näen seda toiduvaldkonnas, et number 1, mida välja tuuakse, et mis on teil takistused näiteks Euroopa siseturul, ongi selline protektsionism. Ja mida ma olen viimased aastad ka näinud, et läbi TRIS-süsteemi teavituse, näiteks keegi tahab teha mingit, meil on märgistamise üle euroopaline määrus, see tähendab, et toiduained peaksid olema kõik ühesuguselt märgistatud ja ühesuguselt arusaadavalt märgistatud. Aga nüüd keegi liikmesriik, mõni suurem, vingem ja vägevam, tahab teha lihtsalt mingi oma siseriikliku akti, millega ta tegelikult piirab meie eksportööride turule sisenemist, eks. Selleks tehakse TRIS-i teavitus, reeglina tehakse, sul on 3 kuud aega ja mida ma näen on see, et Eesti ka siin TRIS-i osas reageerib või ei reageeri üldse või ütleb, et ma saan aru küll, et see on vale, aga poliitiliselt me ei saa ju näiteks Saksamaale vastu olla. Miks ei saa? Sul on enda ettevõtted seal taga. Ehk et kui me räägime sellest, et mida me võiksime teha teistmoodi ja võib-olla natukene süübida, siis minul on küll väga täiesti konkreetsed ettepanekud, et seesama Euroopa Liidu siseturgu ei tohi lasta lõhkuda selliste väikeste asjadega. See tähendab ka seda, et ja mida on välja toodud, et väikeriigid ehk et Eesti ettevõtted läbi oma konkurentsikaotuse, et nemad kaotavad kõige rohkem tavaliselt. Et nii paraku on, et suurtel on kuidagi natukene lihtsam. Siis kindlasti koostöö. Ehk et koostöö nii Euroopa Liidu tasandil, ma näen siin väga suurt rolli Eesti ametnikel, Eesti parlamentääridel, Eesti komitoloogidel, ma ei tea, regionaalministeeriumis on 10 ja 10 töögruppe, kus käivad erinevad inimesed, me isegi ei tea, kust ja kes tekitab need seisukohad aeg-ajalt, mis vastu võetakse. Ja muidugi, kui ma vaatan korra ikkagi tagasi, et ma tahan selle ka hingelt ära öelda, et kui siin algasid nagu üldse roheteemaga sellised regulatsioonid ja meil oli üks hästi tubli peaminister,
kes praegu on ka Euroopas, siis vaadates ja mõeldes selle peale, et mis sõnumid sealt tulid, et me kinnitasime selle, siis ma ütlen teile ausalt, mina juba sellel hetkel mõtlesin, et issand jumal, mis see Eesti ettevõtetele ja ettevõtluskeskkonnale kaasa toob. Mina mõtlesin Eesti kontekstis, aga tegelikult need samad küsimused tekkisid ju kogu Euroopa kontekstis, et sageli kinnitatakse sellised regulatsioonid või sellised seisukohad, mida ei osata lihtsalt või ei taheta hinnata, milline on nende tegelik mõju kas siis konkreetse riigi ettevõtetele või kogu ettevõtluskeskkonnale ja Euroopa Liidu siseturule. See on nüüd, kui midagi positiivse poole pealt siin juurde lisada, siis mina ütleksin, et meie ettevõtjate üks suur mure ei ole mitte niivõrd see, et Euroopast tuleb igasugust saasta, see on tagajärg, ma arvan, et see mure on see, et me üritame säästu eelarvega ja piiratud tähelepanu välbaga, me jookseme nagu sabas. Ja mul on väga palju selliseid hästi positiivseid kogemusi meie ametnikega, kes on targad, hoolivad, tahavad paremini teha, aga nad lihtsalt nad ei ole informeeritud. Et mis selle konkreetse muudatusega nüüd juhtub või millise positsiooni eest ma peaksin võitlema, sellepärast, et nad ei tunne kõiki valdkondi, ma ei tea, kalatööstusest kuni mis iganes kingadeni, eks ole, või elektroonikani või pakenditeni, et kui keegi tuleb ja ütleb, et Brüsselis, et õudselt kihvt oleks, kui pesumasina pakend oleks biolagunev, siis kus ta siis teab, et see tegelikult toob mega keskkonnakahju kaasa, niimoodi pikas plaanis ja kuidas see kõik muudab selle tööstuse nagu konkurentsivõimetuks. Üks hea näide on permanentsed kemikaalid, mis ei lagune, niimoodi üldse mitte kunagi, ladestuvad aiu, nagu niimoodi räägitakse, eks ole, et kui küsida, kas selle võiks ära keelata, siis ju esimene mõte on ju, et aga miks mitte, et muidugi, et ei taha ju endale aiu midagi ladestumas, aga kui siis tuleb välja, et ilma selle kemikaalita ei ole enam võimalik toota pesumasinaid kaasaegseid või siis elektrihambaharju või veekindlaid riidid tänases kontekstis, siis inimene võib-olla mõtleb, et äkki siis see muudatus ikkagi on liiga varajane, et mõtleme mingi muu kemikaali sinna asemele. Ja minu võrrat see Eestis on hästi lihtne, pane natukene rohkem eelarvet sinna oma sellesse tegevusse juurde, valmista ette see toimik, et mis on need positiivsed mõjud, mis on negatiivsed mõjud, telli mõni uuring sinna juurde, tee seda inglise keeles, mine jaga seda Läti-Leedu kolleegidega ja siis, kui nad lähevad Brüsselisse sinna permanentsete arutelude juurde, siis nad on informeeritud, neil on mingigi seisukoht. Et praeguses olukorras nagu see ohvrimentaliteet tegelikult ei ole põhjendatud. No ja jutuks hea küll, et teades, mis maksavad mõjuanalüüsid, siis minu küsimus on, et mille eest me siis nagu riigiametnikele palka maksame, et seal on olemas erinevates ministeeriumites, on olemas tegelikult analüütikud, nad saavad sellega suurepäraselt hakkama, kui nad saavad vastava käsu. Et mina ei ole väga nõus sellega, et me peame hakkama tellima eraldi mõjuanalüüs, ja me teeme seda, kui meil on juba ikka väga tõsine nagu muremajas, ehk et näiteks suhkrumaksu puhul me ju tegime seda. Need on kümned ja kümned tuhanded eurod, siis minu küsimus on, et jah, vastab tõele, et liitude eelarvest ei ole sellist raha võtta ja mille eest me siis riigiametnikele maksame. Et ma absoluutselt ei jaga seda põhimõtet, et me kõikide eelnõude puhul peaksime jõudma seda teha. Me ei jõua seda teha, me valime välja need, mis on meie prioriteedid nagunii, millega me rohkem tegeleme. Et see on üks asi. Teine asi, mida Karri väga ilusti ütles, et me jookseme sabas, aga mina oma otsekohesuses on ja sina võid diplomaatiline olla, mina võin olla otsekohesem. Et me ka ei julge avaldada oma arvamust ja see ei ole aktsepteeritav. Ehk et kui siin saates sobib niimoodi öelda, siis tuleb jalad kõhu alt välja võtta ja oma ettevõtete eest hakata rohkem seisma. See ei ole see, et me siin tõstame rohelippu püsti, mitte kedagi ei huvita, kuidas ettevõtted sellega kaasa jõuavad tulla, mitte mingeidki mõjuanalüüsi ei tehta. Loomulikult ei tehta, sest mitte keegi ei kujutagi ette, kui palju see kõik maksma võib minna lõpuks. Aga me ei ole ju sageli ka regulatsioonide ega sellise eesmärkide vastu, aga lihtsalt ettevõtete jaoks peavad olema need eesmärgid realiseeritavad, et ettevõte küsibki, mis probleemi me lahendame. Teiseks küsib ta, palju meil selleks aega on. Kolmandaks küsib ta, mis me koos riigiga saame ära teha. Ja neljandaks küsib, ja palju see mulle maksma läheb.
et ega need küsimused laualt ei kao, kui see väike konspekt võtta iga regulatsiooni ette ametniku seina peale ja ametnikud on loomulikult ka väga-väga erineva tasemega, nad on väga erineva inimlike omadustega, et mõnel on tahet rohkem, mõnel on tahet vähem, mõni ei tahagi kuulata, mõni on lihtsalt ise nii tark, et loomulikult ka meie ju tegelikult ikkagi aitame, et see koostöö on ka see võtmesõna, et kui me räägime positiivsest ja otsime, siis kaasake meid rohkem, mitte nii, nagu jäätmereformi tehti. Pakendiettevõtjaid laua taha ei võetud, üllatus, aga kohustused ja kulud tulevad ainult nendele ja teile ei meeldigi. Ja tõesti, ja protestite. Loomulikult me protestime ka sellega lõpuni välja, et asi saaks eesmärgipärane ja tegelikult mitte tehtud kellegi isiklikes ärihuvides. Tahtsingi jõuda selle kaasamise kultuurini, et kui me räägime sellest, et kui me räägime näiteks Euroopa Liidust või mis tahes tegelikult seadusandlikust organist, et nad tegelevad arusaadavalt nagu terve spektri teemadega, milles võib-olla seal ka seadusandlikus organis endast tema liikmete hulgas ei ole võib-olla seda know-how'd, kuidas mingite asjadega tegeleda või mis need mõjud on ja see võti võiks seal olla see, et kaasatakse siis neid ettevõtteid või neid sidusrühmasid, kes sellest puudutatuna saavad. Milline see kaasamiskultuur meil Eestis on? Kas kaasatakse piisavalt varakult? Kas ettevõtted saavad siis oma hääle kuuldavaks teha nii siseriiklikul tasandil kui ka sellest, kui me räägime Euroopa Liidu õigusloomest? Ma võin kohe öelda, et seda on nii ja naa. Ehk et kõige parem on ikkagi olla ja kõige kasulikum on olla erinevates töörühmades, kus nii-öelda regulatsioon alles hakatakse välja töötama. Et tegelikult annab see kõige parema ettekujutuse, kõige parema võimaluse ja seda ei saa just öelda, et oleks võib-olla liiga palju olnud. Aga tegelikult on näiteid nii siin kindlasti kaasamise osas nii positiivseid kui negatiivseid. Positiivse puhul ongi see, et juba eos välditakse selliseid põhimõttelisi vastuolusid ja püütakse leida juba eos teatud kompromisse, eks, et ja need eelnõud lähevadki kergemini läbi ja need on ka ettevõtetele ehk et mina vaatan jälle oma sektori piires on ju, mida kiiremini ma saan info kätte, siis minu ülesanne on info viia oma ettevõteteni, öeldagi, kuulge, 3 aasta pärast näiteks on tulemas mingi selline asi. Vaadake, sõbrad, ja hakake juba mõtlema, hakake juba tootearenduses sellega arvestama, tootmised uute tehnoloogiate puhul sellega arvestama ja see töötab kõige paremini. Samas jällegi, ega ma ei saa sellest jäätmereformist ju üle, see on mul hinge peal ja praegu veel menetluses ka. Ja et uus valitsus tuli, et muidu oleks juba valitsusest läbi läinud ilmselt ja me oleks pidanud hakkama tööd tegema kohe Riigikogu komisjonides ja fraktsioonidega, mida me kindlasti ka hakkame tegema, sest seal sisu meid absoluutselt ei rahulda veel. Et jällegi ei kaasata ja teine variant on ja kolmas variant on see, et nii ja naa, et näiteks, kes ei kaasa üldse, alates COVID algusest, ehk siis 5 aastat on juba möödas, on näiteks Tervise Arengu Instituut ja Sotsiaalministeerium, mis puudutab meie valdkonda, nad lihtsalt ei kaasa. Ja saadavad siis kümneid lehekülgi materjale ja ütlevad, et te saate ju kaasa rääkida, eks. Tegelikult me teame, mis see tähendab. Tegelikult sinu tagasisidet keegi ei ootagi, meil on siin oma asi ajada, aga me ei ole sellise kaasamiskultuuriga ja sellise regulatsioonide väljatöötamise kultuuriga kindlasti mitte nõus ja sealt tulevad vastuolud. Ja see ei ole normaalne, ma ütlen veel kord, et me peame kaitsma nagu oma ettevõtteid nii-öelda riigiametnike eest, see ei ole normaalne positsioon ja siis ma tulen Soraineni juurde ja ütlen, et kuulge, sõbrad, aidake nüüd meid ja palun aidake meil teha mõjuanalüüsi, aidake meil teha juriidilist analüüsi, kuidas see üldse Euroopa Liidu ja Eesti seadusandlusega kooskõlas on, et sellist positsiooni võiks võimalusel vältida. Kerri, on sul ka hingel kaasamise osas midagi? Ma saan aru, et Karrit on kaasatud väga hästi või? Ei, ma olen nõus sellega, et see häda on päris läbiv, et ei kaasatud Toiduliitu, nagu näiteks see jäätmereformi, mõned teised ettevõtjad kaasati väga tõhusalt ja tihti, ütleme, kurb või rõõmus on seda öelda, aga üsna sagedasti ei ole tegemist pahatahtlikkusega, vaid lihtsalt kas siis rumalusega või ei taibata lihtsalt, et see on see põhiline koht, kuhu see läheb ja ma paneksin selle probleemi tuuma niimoodi, et millal on viimane kord, kui kas Euroopa või siis Eesti seadusandja
mõtles, et ma nüüd teen midagi sellist, mis teeb ettevõtluse paremaks, mugavamaks, kiiremaks, raha teenimise lihtsamaks ja ma ei suuda nagu hästi seda mõelda. 2009 tööjõureform, ma mäletan, oli kriisi kontekstis, aga pärast seda nagu, et see ettevõtja ausse tõstmine on natukene jäänud nagu puudulikuks. Ja ma jäin mõtlema, et mingil hetkel kunagi, kas 10 aastat tagasi või rohkem, tehti lausa selline asi nagu ettevõtjate päev. Ja paar aastat seda ka siis tähistati ja siis see kuidagi vajus nagu ajaloo hõlma või vähemalt ma ei tea, et seda praegu tähistatakse, et üks asi, mida võib-olla tulevikku soovida, olekski see, et kas või kommunikatsioonis, et tõesti, et riik ja ka Euroopa Liit võiks öelda, et meil on ikkagi ettevõtjad on olulised osad ühiskonnast, me peame neile tänulikud olema nende riskivõtmise ja vaimustuse eest ja tehagi sellised ka natukene sellised lippusid, vilesid ja hümne sinna juurde, et siis tekib see soov nende raha ümber jagada võib-olla läheb korraks nagu väiksemaks, et natukene sellist positiivset võiks sealt näha, jah, aga kaasamine on probleem, aga kohati on ta probleem sellepärast, et me ise reageerime liiga hilja, me ei ole varakult nagu üldse kursis, me ei lähe rääkima nendest põhilistest valikutest ega nende mõjudest õigel ajal ja siis tagantjärgi ongi see, et tuleb sul jälle mingisugune pudelikork ja mingi 100-leheküljeline aruanne ja statistikuid palgatakse 100 tükki juurde jälle. Ja näide elust enesest, et sellesama, et me ei ole kursis, et üks asi, mida tuleb silmas pidada, on see, vähemasti liidujuhi seisukohalt, et kui keegi või mingi, kas ütleme ministeeriumi osakond või keegi on väga pikalt kadunud, siis see ei tähenda seda, et nad ei kabineti vaikuses midagi ette ei valmista ja sa tihtipeale ei oska isegi aimata, mida nad võiksid ette valmistada. Aga see on vana tõde, et kui laps on teises toas hästi tasa, siis ta mingisugune käki seal kokku keerab. Absoluutselt, et nii on, aga mina tahtsin öelda positiivse näite, mul tuli meelde, mul on väga suur rõõm seda jagada, ja ma siin tõesti tahan öelda ikkagi nagu teha pai ka, et Eesti nii-öelda riigile ja riigiametitele, et ma pean teile tunnistama seda, et COVID-i alguses see oli ju tohutu tohuvapohu, mis tekkis. Mul ei ole olnud raskemat töönädalat kui COVID-i esimene nädal, kui kuulutati välja eriolukord. Ja üks päev ja üks teema olid järjest laua peal. Kõigepealt oli see, et peaminister Jüri Ratas tegi oma kriisikomisjoni, kuhu me olime kaasatud. See tähendab seda, et ma sain kogu info kätte ja ma sain anda ka oma sisendit, mis teevad meile muret. Ehk et kuni, mul tuleb kõige lihtsam asi meelde, võib-olla see tundubki liiga lihtne, aga tõesti, et kui inimesed saavad töötada, siis kui lasteaed on kinni, kuhu nad oma lapsed panevad. Et selliseid küsimusi tekkis ja need küsimused said ka lahendatud. Et vaat see oli see aeg, kui ma tõesti tundsin siiralt, et ametnikud olid kõik hingega asja juures, vähemasti kellega mina kokku puutusin. Alates siis kriisiministrist, kes oli minister Karu, mäletate, minister Karu oli meil olemas, on ju, kes kõigil oli tahe tegelikult sind aidata ja me rääkisimegi 1:30 öösel. See ei ole üldse, kas te kujutate ette, et me räägiksime praegu 1:30 öösel, ma ei tea. No naljat ei räägi, aga see oli see hetk, kui ma tundsin seda ja ma olen seda varemgi öelnud, et oli tahe aidata Eesti ettevõtteid, inimesi kõige kõrgemal tasemel ja ametnike tasemel samamoodi, et selle eest tõesti suur tänu ja me tulime ju sellest kõigest suht hästi välja. Nüüd on vaikselt hiilimas lähemale saate lõpp, et ma paluksin võib-olla siis saatekülalistel võtame siit positiivsest programmist midagi, soovitused, mida siis riik võiks teisiti teha, et meil elu oleks kaunim. Hakkame seekord Kärrist pihta. No esimene asi, mis ma jätkuvalt soovitan, ongi tõsta ettevõtlus ja ettevõtjaks olemine au sisse, ükskõik mis viisil. Teine soovitus ongi see, et milliseid seaduseid me saame vastu võtta selleks, et ettevõtlus oleks auses. Kolmas soovitus on see, et keskenduks mitte sellele, et kas midagi on võimalik veel reguleerida või reguleerimine võiks natukene paremaks midagi teha, keskenduda sellele, et kui palju selle kõige haldamine maksab ja kas meil on siis selle haldamiseks piisavat ressurssi, kas me oleme nii suur riik, siis pakuks juurde seda, et läheks tagasi vabaduse kesksele mõtlemisele. Vabadus ja vastutus on meie põhiseaduse alused. Võib-olla nendest ma siis praegu võtaksin otsa kokku ja annaksin üle siin.
Sirje? Jaa, kindlasti ka minu sõnum oleks see, et kõigepealt väga läbi mõelda, kas meil ühte või teist seadust üldse ja regulatsiooni vaja on. Ja mida see tegelikult siis kaasa toob? Kas või seesama, ma ei tea, toidu päritolu märkimine restoranides, kaubanduses, et Eesti toidu propageerijana loomulikult on see positiivne. Aga me peame natukene mõtlema ka seda, et mis selle nagu teoks tegemine või, ja kellele seda lõpuks vaja on. Et me teame seda, et minu jaoks punane lipp on juba, kui öeldakse, et tehakse seda tarbija nimel. Ja kogu aeg märgistuse määrust kogu aeg muudetakse tarbija nimel. Andke natukenegi rahu, laske natukenegi inimesed õpivad pakenditelt märgistust lugema ja siis alustame uuega. Mitte nii, et üks tähtaeg saab läbi, juba me peame vahetama pakendeid. Loomulikult on seal kaod ja kui me räägime seda raiskamise vähendamise kontekstis, siis see on minu meelest on see täiesti vastutustundetu. Teine asi on koostöö. Kaasake, me ise ütleme, kui me ei jõua või see on meie jaoks vähetähtis või me ei oska sinna oma panust anda, siis me leiame kellegi, kes oskab seda paremini teha ja nii tulevad juba eelnõude tasandil paremad tulemused ja paremad sisud, millega on võimalik edasi minna. Ma tegelikult tahtsin ühe asja juurde panna veel. See on see, et ma tahaks rohkem siirust. Ja see tuli mulle just meelde aktsiiside kontekstis. Et me kuuleme kogu aeg seda, et ma ei tea, alkohol on muutunud odavamaks, inimesed joovad rohkem, kogu aeg on vaja nagu vinti peale keerata, mingid litsentse ja lubasid ja igasuguseid asju peale keerata, et rohkem siirust. Et eelmine aasta selgus statistiliselt, me jõime eestlastena vähem. See oli küll suur pettumus ilmselt sellepärast, et aktsiisitõus oli juba kokku lepitud, aga kui sa tegelikult minu tervisest räägid või minu kaitsmisest tarbijana, et ära valeta, et ma olen piisavalt intelligentne. Ma saan aru küll, et sa tahad lihtsalt pappi kerida. Ja ma kohe lisan siia juurde, et kindlasti mitte lapsriiki me ei taha, vaid me peame oma õpetused viima sellisele tasandile, et me oskame ise oma valikuid teha. Vabandust, mulle ei pea ütlema, mida ma söön ja joon. Et see on mulle täiesti vastu võetamatu ja väga hea see siiruse point ka. Ja teine asi, ära kunagi valeta, nagu tehti suhkrumaksu ajal. Sikut pääses isegi liiga kergesti. Selle akordiga võib siin siis lõpetada. Oliver, juhata meid välja. Juhatan. Ja mul on kahju, et me tegelikult täna ei jõudnud rohkem rääkida veel Käri poolt mainitud vabadustest, valikutest ja vastutusest, aga küllap te kuulete Kärit nendel teemadel rääkimas ka teistes saadetes, aga täna me tõepoolest rääkisime siis Kari Ginteri ja Sirje Potissepaga bürokraatiast, halduskoormusest, milline on olukord Eestis aastal 2025 ja kuidas võib-olla seda olukorda parandada. Mina olin Oliver Ämarik, minuga juhtus saadet minu hea kolleeg Maarja Sõrmes, oled jätkuvalt Oliver Ämarik. Olen ja meid saad kuulata Äripäeva raadiost, Spotify'st või YouTube'ist. Kuulmiseni! Soraineni sageduse juubeliaast eri. Maailm muutub, kui tegutseme.